Näitan teile ära seekord, kuidas filtreerida nimekirjasid. On see siis müügiarvete all, on see klientide all, ostuarvete all, pakkumiste all, ükskõik mis nimekirjades. Aga võtame näiteks müügiarved. On võimalik otsida või siis valite siit ikooni alt täpsema otsingu, kus on võimalik siis erinevate veergude abil otsida soovitud arvet või dokumenti. Toon näite näiteks staatuse järgi, et otsite ainult maksmata, saatmata arved või siis näiteks laekunud arved. Summad. Näiteks saate sisestada summa kuni, paneme siin praegu kuni 1000, siis kõik sellest väiksemad arved leiab üles. Või siis paneme näiteks 1000 kuni, siis leiab kõik suuremad arved üles. Võime ka panna näiteks 1000 kuni 8000, siis ta leiab selles vahemikus arved üles. Veel näiteks koostatud kuupäeva järgi või maksetähtaja järgi. Saate panna lihtsalt aastaarvu või siis näiteks ka vahemikku ja leiab need arved üles. Aga saate ka konkreetse kuupäeva panna. Ja saate ka näiteks sorteerida ehk siis erinevate arveveergude järgi, kas siis näiteks arvenumbri järgi, nende noolekestega siin liikudes, summa koostatud kuupäeva järgi või mis iganes arveveeru järgi. Toimingute alt saate nimekirja veergusid muuta, et ütleme näiteks, et summa käibemaksuga ei ole vaja, valuutat ei ole vaja ja võib-olla ka näiteks maksetähtaega ei ole vaja, aga on vaja näiteks arvekeelt, võib-olla maakondarvel ja koostaja nimi. Lisaks saate näiteks ka nimekirjade pikkust valida, et praegu on 100, aga võime valida näiteks 10.